Ma käisin eile seenel, millest näitavad minu nagu hävitatud maniküür. Ma leidsin kivipuravikku ja mul on see mingisugune mushroom identifier. Aga te olete siin, te ei ole mürgistusega haiglas. Seda ei kõlba süüa, ütles mulle teie palju kiidetud tehisintellekt. Varem karta kui kahetseda. Siis ma seal samas metsas istusin kännu peale, googledasin ja küsisin tema käest, kes on Yana Toom. Vene keeles ta ei osanud midagi öelda. Inglise keeles ta ütles mulle, Hansi poju nüüd toolist kinni, mul on Reformierakonna liige ja tegelen Euroopa Liidu välispoliitikaga. Ja tehisintellektile peab panema päitsed pähe. Sellega on Brüsselis tegelete. Mida ma tahan öelda? Esiteks mul on selline tunne, et me arutame siin asju täiesti tiridest ja kuidagi nagu niimoodi väga vabalt kontekstis välja. Et tehisintellekt kahtlemata on väga võimas instrument, see on selge. Aga kui me räägime, et päitsed pähe midagi, esiteks on eetilised asjad ja need on päris palju ja ma ei ole üldse nõus sellega, mida räägib Ansip, et Andrus Ansip, et see on mingisugune nagu uitmõte, et keelustame nüüd. No kujutage ette, me siin praegu istume ja keegi kuskil piirub, vaatab siin, kes siin kellega on, äkki siin keegi tuli, ma ei tea, armukesega ja nii edasi. See ei ole okei. See on otse ülekanne, inimestel on tõesti see võimalus praegu Rahvusringhäälingu portaalis seda jälgida. See nagu ei ole üldse okei. Ja teiseks, ega see tehisintellekt ei ole nii rohepöörde sõbralik, nagu me ise nagu arvame. Sest prognoosi järgi aastaks 2030 kõik need suured andmebaaside liikumised söövad 20% maailma elektrienergiat. Näiteks, ma ei räägi CO2 heitmest, et see kõik on balansi tasakaalu otsimise küsimus. Ei saa öelda, et üks asi on hea või üks asi on halb. Aga see, et me peame sellega edasi liikuma, see on fakt. Samas see muidugi aitab meid inflatsiooni ohjeldada, aga jälle teatud piirini. Me kõik teame näidet, lugesime siin hiljuti, et mingisugune Lähis-Ida lennukompanii, kes sai 16 000 CV-d 4 või 5 positsioonile ja siis 3 või 4 päevaga tehisintellekt valis sealt välja mingi paarsada, säästis sellega meeletut inimeste aega. Teisest küljest inimesed kaotavad tööd sulle tulemusena, nii et see inflatsioon saab ühel hetkel muutuda stagflatsiooniks. Nii et see on väga kompleksne asi ja niimoodi siin laval 10 minutiga välja noppida tsitaate muidugi annab pealkirjadest. No teil oli väga hea, see Seene tsitaat lendas väga hästi. Ma seda lootsin. Urmas Paet, kas see